Ja palun Joanna Kalm. Tere! Ma mõtlesin, et kas me võiks korras kõik püsti tõusta ja siis teha ühe venituse ülesse poole. Mul lihtsalt juba kõik sureb ära. Kuidas iganes. Ja. Väga hea, väga hea. Okay, ma pean natuke seda paigutama, ei tea, imelik on. Okei. Ma olen Joanna ja ma esindan siin täna ka oma kaasresidente tantsuruumist nimega Madli Paves, Kristiin Taul ja Ruta Pakalne. Ja me panime kokku võib-olla manifesto. Ja see lähtub veidike sellest, et kõik, mis me ütleme, mõtleme ja ka liigutame, on äärmiselt ebastabiilne. Ja see kõlab nii ja ma tean, et ma lähen umbes 40 sekundit üle aja. Nii vist on lihtsalt. Võib-olla tants ei vaja päästmist väljaspoolt. Võib-olla tantsu päästmine on tantsija enda asi. Võib-olla tants on täpselt seal kohas, kus tal on hea. Võib-olla tantsu ei huvita. Võib-olla on hea, kui meid huvitab. Võib-olla tants ei pea olema võimas toode. Võib-olla meil pole vaja palju tantsukunstnikke. Võib-olla mõnest asjalikust ja vingest piisab. Võib-olla meil on vaja palju tantsuõpetajaid. Võib-olla meil on vaja rohkem õhinat. Võib-olla keha on oluline. Võib-olla me peame oma kehadega kohtuma. Võib-olla tants on praktika, mis hoolib ja hoolitseb. Võib-olla me peame viima kehalise mõtlemise igaüheni. Võib-olla me peame teda edasi andma maast madalast. Võib-olla pole paslik sihtida koheselt kõrgustesse, vaid mullast laiustesse. Võib-olla siis hiljem jõuame hõlpsamini sinna ülesse. Võib-olla tants õpetab meid kuulama, tundma, nägema uuesti. Võib-olla me ootame tantsult siin ja praegu liiga palju. Võib-olla on liiga vara. Võib-olla me oleme veel liiga mugavad. Võib-olla me oleme õppinud abituse. Võib-olla me oleme alla andnud. Võib-olla me alustame. Võib-olla me oleme juba alustanud. Võib-olla see on tähtis, kui me teineteisele otsa vaatame. Võib-olla me vajame publikut. Võib-olla tuleb liikuda sama palju, kui sa mõtled ja mõelda sama palju, kui sa liigud. Võib-olla me teeme liiga palju allahindlusi tantsu arvelt. Võib-olla me ootame tantsult siin ja praegu liiga vähe. Võib-olla me ei peagi olema tantsijad, koreograafid, tantsuõpetajad, dramaturgid, lavastajad. Võib-olla tants ei saa elada tiitlites ja formaatides, millesse me teda soovime asetada, teda kasvatada. Maybe dance needs a welcoming space. Maybe dance needs us to welcome it. Võib-olla tants vajab hoopis midagi muud ja me ei oska ega tea seda talle anda. Võib-olla me peame kuulama, kus ja kuidas tants tahab olla.
Võib-olla tants on piisav. Võib-olla tantsida tähendab olla. Võib-olla tants on sotsiaalne ning eeldab vahetut infovahetust. Võib-olla tants on kollektiivne praktika, mis õpetab meid koos elama. Võib-olla me peame seda õppima. Võib-olla tants on pidev individuaalse hääle arendamine ja kuuldavaks tegemine. Võib-olla me oleme tantsu hääletorud. Võib-olla tants on elukutse. Võib-olla on töötubades käimine aegunud. Võib-olla me ei vaja jätkuvat enesetäiendust. Võib-olla me ei vaja tantsu lavastusi. Võib-olla me ei vaja tantsutunde. Võib-olla me vajame pidusid, kus tantsida. Võib-olla me vajame lihtsalt ruumi, kus tantsida. Võib-olla me peame laskma tantsul olla, mis ta parajasti on. Võib-olla tants võib midagi muuta. Võib-olla tants saab muutuda. Võib-olla me peame tantsu muutma. Võib-olla me ei tohi tantsu muuta. Võib-olla ainus, mis on vajalik, on tantsimine. Võib-olla tantsuga on kiire. Võib-olla me kardame väljakutset, mille tants meile esitab. Võib-olla me ei oska täielikult mõista, kuidas tants funktsioneerib. Võib-olla ta on positiivselt hoomamatu. Võib-olla seetõttu ei oska me temaga ümber käia. Võib-olla tants on lõputa küsimus. Võib-olla on see parim edasiviiv jõud. Võib-olla tants ei saa kunagi valmis. Aitäh!